Head spordi- ja jalgrattaspordisõbrad, tere tulemast tagasi vaatama otse-eetrit Škoda Laagri Eesti meistrivõistlustest eraldistardis. Koostöös siis korraldajaks Harvex Cycling Agency, koostöös Eesti Jalgratturiliiduga. Täna juba mõned naised ja mehed on näidanud oma kiireid jalgu ja N16 vanuseklassis on kiiremad juba raja läbi sõitnud. Mina olen endiselt Kristo Envaga. Proovin teile ülevaadet anda siit tänasest sõidust. Võistlejad on nüüd küll natukene erinevad. Järgmisena ootame starti M16 vanuseklassi rattureid. Kohe peale neid naisjuuniorid, peale seda naisseenior 1, seenior 2 ja naisseenior 3 ratturit. Neil tuleb läbida siis 13,6 kilomeetrine distants siin Škoda Laagri esinduse läheduses Tallinna külje all. See tähendab siis 6,8 kilomeetrit ühtepidi, järsk tagasipööre ja tagasi siia Laagrisse, kokku siis 13,6 kilomeetrit. Me M16 vanuseklassis ootame starti 26 ratturit. Konkurents on siin väga tihe. Noored, tulised ja vihased poisid ootavad rajale minekut, ootavad, et saaks endast maksimumi anda, et vanemad kodus oleks uhked ja sõbrad oleks kadedad. Esimesena siis M16 vanuseklassis oma starti ootamas Gert-Lauri Eerme Porter Racing tiimist ja 2 sekundit tal jääbki ja siis tema ongi M16 vanuseklassi esimene startija. Gert-Lauri Eerme läbib 13,6 kilomeetrit ja peaks siin varsti tagasi olema. Kui vaadata, kes siin M16 vanuseklassis peaksid head sõitu tegema, siis tuleb vaadata stardi nimekirja lõppu. Eelmisel aastal hõbemedali teeninud Lauri Tamm, täna viimane M16 ratturitest startija on. Tahab kindlasti eelmise aasta hõbeda kulla vastu vahetada. Täpselt enne teda on Romet Pajur sees, kes eelmine aasta 5. aega näitas Eesti meistrivõistlustel ja üks veel kindel favoriit tänaseks sõiduks on Frank-Aron Ragilo, kes eelmise aastal samalt distantsilt endale pronksi koju viis, aga sellel aastal meeletult head sõitu teinud nii kriteeriumisõidus kui ka XEO-s, mõlemalt siis endale kullad koju viinud ja kindlasti tahaks koju nende 2 kulla kõrvale või sinna 2 kulla vahele veel ühte kulda paigutada, et täna tal see võimalus on. Vaatame, kas ta suudab teistest 25 ratturist kiirem olla või tuleb üldse keegi teine siin noortest näitab oma paremust ja saab täna kõige kõrgemale astmele poodiumil astuda. Ja ka siin vahepeal juba Tim Ingo Rein-Taaremäe rattaklubist rajale on läinud. Järgmisena ootamas siis Jorgen Reitalu, Kalevi jalgrattakooli kasvandik, oma starti. Ja siin ta ongi, Jorgen Reitalu, Kalevi jalgrattakooli sõitja. Tema stardi siis autos juba on ja ootamas seda esimest kerget väikest allamäge osa, kus saaks hoo sisse ja siis seda hoogu natukene veel kasvatada ja siis 13,6 kilomeetrit ainult seda hoida. Et tegelikult nii-öelda paberi peal tundub ju väga lihtne asi see rattaspordis või üldse see rattasport, et mis siis ikka, hakkad ju väntama, paned selle hoo sisse, mis sa soovid hoida ja siis ju lihtsalt väntadki nii kiiresti, et see hoogi raugeks, aga ütleme nii, et ikkagi kõik, kes te olete rattaga sõitnud, teate, et ega see päris nii lihtne ei ole. Tuul on vastu, vahest on ka natukene ülesmäge, tänasel sõidul küll mitte nii palju, aga siiski rattasport ja see just temposõit väga raske ala selles mõttes on, et siin ei ole sul nii-öelda konstantselt kellegi teisega mõõtu võtta. Sina võtad mõõtu ainult endaga, sa pead ennast sundima, sa pead ennast pingutama panema ja seega väga mitmene ratturile väga raskeks osutub. Aga siin Aaron Aus, samamoodi Rein-Taaremäe rattaklubist on saanud oma stardi
Rein Taaremäe rattaklubi siis toimetab Tartus ja nagu ka nimi ütleb, siis Eesti profirattur, üks Eesti teenekamaid profirattur, praegu siis Team Total Energies sõitev Rein Taaremäe valmistumas Tour de France'iks. Kahjuks see aasta küll Eesti meistrivõistlustele ei ole tulemas. Eelmistel aastatel või eelmisel aastal ta ju Eesti meistrivõistlused ka võitis eralistardis Rein Taaremäe, aga on ta oma panuse andnud Eesti noortesporti, Eesti noorte rattasporti ja tema siis nimeline spordiklubi on Tartus avatud. Aga siin näeme jällegi Kalevi jalgrattakooli ratturit Martin Zanevit, kes oma starti on ootamas. Ütleme nii, et juba sellel mehel on siin enne starti väga aerodünaamiline asend sees ja kindlasti proovib seda samat asendit seal sõidus hoida, aga Martin Zanev rajale sai. Järgmisena siis CFC rattaklubi esindaja Oskar Küüt. Ja on näha siin CFC Kalevi jalgrattakooli ratturid järjest tulemas, nad ju ühel samal nii-öelda parkimisplatsil või alal toimetavad Pirita velotreki kõrval. Mõlema rattaklubi baasid on, suured konkurendid nad Eesti mõistes on, et mõlemate treenerid teevad endast kõik, et nende kasvandikud saaksid aina paremaks ja paremaks ning selline tubli konkurents Eesti mõistes kahe Tallinna suurklubi vahel siis on. Aga jah, Oskar Küüt CFC spordiklubist on kohe-kohe varsti rajale saamas ja saab näidata, mis puust tema tehtud on, kui kiiresti suudab tema 13,6 kilomeetrit läbida. Ja ongi sekund läinud ja Oskar Küüt juba rajal on, et küll minutilised vahed, tavaliselt on noortesõidus isegi natukene lühemad need stardivahed, aga ega see minut siin läheb kiiresti, et tähtis on see, et ükski noor siin oma starti maha ei magaks ja ilusti juba varakult siin kohal oleks, et teame ju küll erinevaid kaadrid, kus on seda starti maha magatud ja kui sul ei ole sellist puhkehetke või nii-öelda sellist rahuhetke paar minutit enne sellist temposõidu starti, siis see võib mentaalselt siin natukene küll paigast ära viia, et sa pead ikkagi olema keskendunud, sa pead olema valmis selleks pingutuseks ja natukene parem on, kui sa paar minutit enne seda starti siin juba puki peal oled. Aga Vladislav Svetšisnoi Kalevi jalgrattakoolist kohe-kohe ka rajale saamas. Et Kalevi jalgrattakool on siin päris palju ratturid täna rajale saatmas. Kindlasti, täna on lihtne, täna kõik võistlevad üksi ja ainult nii-öelda enda ja kellaga. Aga siis laupäeval, kui peaks toimuma ühistardiga sõit, siis kindlasti seal on juba eelis neil tiimidel, kellel on rohkem rattureid korraga rajale, saadakse ka koostööd teha. Ja siis M16 ratturid nagu N16 ratturid, nende ühistardiga sõit on laupäeval kella 2 Keila siis spordikeskuse juurest. Ja neil on võistlusmaa pikkuseks 63,6 kilomeetrit, et nagu eralistart on neil natukene pikem kui tüdrukutel, samavanadel tüdrukutel, siis ka grupisõit on natukene pikem ja ega niisama neid kilomeetrit siia paika ei panda, vaid seda ikkagi näeb ka reglement ette, siis Eesti Jalgratturiliidu ja siis rahvusvahelise rattaspordi föderatsiooni reglement, mis ei lubagi liiga noortele liiga pikki distantse teha, aga see ei ole ainuke piirang. Piirang on ka veel selline, et on siis ülekandepiirang. Ülekandepiirangul all ma ei mõtle seda, et siin tublid siis live pildiregijatel on probleem, et ei tohi liiga pikalt ülekannet näidata, vaid ikkagi ülekande selle mõttes, et kui suured siis hammasrattad sul rattale võivad olla, et sul ei oleks liiga rasked need, sest noorena sul alles tegelikult selline luustik, lihased on alles arenemas ja kui sa liiga raske rauaga, liiga raske ülekandega hakkad sõitma, siis on väga lihtne noort organismi vigastada ja sellepärast ongi ülekandepiirangud siis, et sa noorena keriksid rohkem, et su lihas nii-öelda alles
saaks sitkeks ja tugevaks ning hoiaks ära suuremaid vigastusi noorena. Ja vahepeal siin sai veel rajale Juri Košmanov, samamoodi Kalevi jalgrattakoolist. Järgmisena ootab oma starti kaugelt Otepäält ja Tallinna lähedale laagrisse tulnud Lauri Kallari. Siis Otepää rattaklubi esindaja, Otepää rattaklubi alles Eesti rattamaastikul vägagi noor klubi on, noor ka selles mõttes, et seal on väga noor peatreener Eke-Kaur Vassmann, endine väga lootustandev ja kõva noorsportlane ja kindlasti oma kõiki kogemusi, mis tema on saanud nii siin samades M16 vanuseklassis võisteldes kui ka vanemates vanuseklassides nii Eestis kui välismaal, neid ta proovib edastada võimalikult hästi ja selle sama vasakul halli bussiga ta ka järgi oma sportlasele minemas on ja soovime nii Laurile kui ka treenerile edu tänasel 13,6 kilomeetril ja soovime ka edu, et seal kaugel Eesti kõige raskemas piirkonnas, raskemas selles mõttes, et seal on kõige rohkem tõuse ja langusi. Otepää kandis ikkagi elu läheks ilusti rattas mõistes ainult ülesmäge, et aina rohkem noori läheksid võib-olla nii-öelda suusatrenni asemel rattatrenni, sest julund meil liiga palju ei ole. Ja ma arvan, et Otepää rattaklubi teeb väga head tööd seal. Järgmisena siis Kalevi jalgrattakooli rattur Markus Mäe-Uibo on oma starti ootamas. Ilusti Bora Hansgrohe, siis kiiver on, aerodünaamiline kiiver on pähe pandud ja väga kiire stardiga siin Kalevi jalgrattakooli rattul rajale läks. Näha oli, et tema midagi tagasi hoidnud. Ei hakka ootama viimaseid kilomeetrit sellest tänasest distantsist, vaid juba kohe alguses esimestel meetritel võimalikult kiiresti kiirendades, võimalikult kiiresti see keskmine kiirus ülesse viia ja proovib seda kindlasti hoida, sest eelmisel aastal, kui protokolli vaadates, siis samade M16 ratturite võit võeti 44,62 kilomeetrit tunnis oli võit ja keskmine kiirus. Meeletult kiire. Eelmisel aastal siis oli distants natukene lühem, 13 kilomeetrit, 600 meetrit lühem. Eelmisel aastal võidu võttis Madis Mihkels, kes see aasta siis sõitmas mees juunioride vanuseklassis. M16 vanuseklass tähendab siis alla 16-aastased poisid, ehk siis 15-16 aastased ja mees juuniorid on siis alla 18-aastased ehk siis 17-18 aasta vanused noorhärrad. Aga eelmisel aastal siis tõesti Madis Mihkels selle võidu võttis. 17 minutit ja 28 sekundit võttis tal aega, et läbida 13 kilomeetrit ja tegi seda müstilise 44,62 kilomeetrise keskmise kiirusega. See on juba selline kiirus, millega siin ütleme nii, et Tallinna liikluses kindlasti hätta ei jääks ja mitmest autost ta juba mööda siin sõidaks. Järgmisena on oma starti ootamas pelotoni rattur Oliver Rüster. Peloton siis samamoodi Tartus tegutsev rattaklubi. Ju väga kõvad sõitu teinud pelotoni ratturid äsja Balti ketivälotuuril, kus siis esimese etapi võidu võttiski Eesti meister Alo Jaakin pelotoni värvides. Siit pilt ka otse rajalt. Tundub, et kohe siis üks Reintaarme jalgrattaklubi rattur peaks jõudma siis tagasipöörde kohta. Tundub, et ratturiks on Tim Ingo ja kohe näemegi, kuidas siis Reintaarme rattaklubi ratturile on õpetud seda tagasipööret teha. Saab ta sellega ilusti hakkama. Tundub, et kõik on väga hästi ja väga ilusti liikus. Võib-olla isegi natukene suurema kaarega oleks võinud tulla. Praegu pidi natukene selle kiirust liiga maha pidurdama, aga see tagasipööre on tehtud ja nagu ka märk rajal näitas, siis kohe jäi Reintaarme ratturil 6 kilomeetrit finišini. Ehk siis üle poole distantsi oli tal juba lävitud, aga Virgo Mitt, Pärnu Kalevi spordikooli rattur, on kohe rajale pääsemas. Ilusad kuldsed prillid tal ees on. Vaatame, kas ka kuldse siis medali täna kaelada saab. Aga Kairo Juurik, Pärnu Kalevi
spordikooli treener, kohe ka tema sappa läks. Ja siin järgnev rattur siis Gert Lauri Eerme on tagasipöördepunkti jõudmas. Porter Racing tiimi värve tema esindab ja võtab natukene enne seda tagasipööret hoo maha, tõmbab natuke sisse, hingab sisse välja ja võtab selle puhkemomendi, et viimane siis pool distantsist veel kiiremini sõita. Ja uus rattur siis Rein Taaremäe rattaklubist on siia samasse tagasipöördepunkti jõudmas. Jah, ja nagu näete, siis ei ole selline traditsiooniline 13,6 kilometrine ring täna, aga tehakse nagu tavaliselt siis eralistardis on tagasipöördega ühele poole ja siis tagasi. Selles mõttes, et rajal ei tohiks üllatusi olla, sest selle esimese poole, mis sa läbi sõitsid, siis täpselt sama raja sa ka uuesti läbi sõidad, küll teistpidi, aga siiski kõikidele ratturitel see väga tuttav on ja see kindlasti teeb nii-öelda sellise sõidu planeerimise lihtsamaks, kui sa juba tead, mis sind täpselt ees ootab. Ja siin Kalevi Jalgrattuuri rattur Jörgen Reitalu tagasipöörde tegi number 97, vaatas veel korra tagasi. Nüüd ei ole küll vaja enam tagasi vaadata, nüüd on ainult vaja ette vaadates, mida rohkem sa ette vaatad, seda kohe varsti 6 kilomeetri pärast nurga taga tuleb see finišikaar, millest võimalikult kiiresti tahavad kõike üle sõita. Järgnevalt siis rajale minemas Martti Lentšius, Voorema Centrumi rattabaasi esindaja. Ja ka tema on rajale saadetud. Ja siin tõesti nüüd on juba üle poole M16 ratturid rajale saanud, vähem kui pool on minna. Järgmisena peaks tulema siis Gabriel Helmut Adusson. Ja kohe ka CFC rattaklubi rattur Gabriel Helmut Adusson oma siis nii-öelda oma paremust saab maksma panna, vaatab, kas täna tema mängib kõige kõrgemat, kõige paremat viiulit ja nende just medalite peale. Näha on, poiss on valmis, poiss on keskendunud ja kindlasti midagi temal plaanis pole endasse jätta, tahab kõik rajale jätta ja Gabriel Helmut Adusson on rajale saadetud. Ja nagu see aasta on toimunud Eesti meistrivõistlusi veel kriteeriumisõidus kui ka siis XCO siis maastikurattakrossis. Kriteeriumisõidus võttis kulla Frank Aaron Ragilo, hõbe läks Lauri Tammele ja pronks Martin Krusemannile. Ja XCOs esimene koht sama Frank Aaron Ragilo, Romet Pajur pidi siis ja nüüd üks CFC ratturil tundub, et siuke hoog oli sees, et ei tema näinud seda tagasipööret, isegi kohtuniku hüüatamine ei aidanud teda, et pani natukene sealt edasi, ütleme nii, et temalt on oodata väga kiiret aega, kuna tõesti sellise meeletu kiirusega sinna tagasipöördepunkti läks, et ei pannud tähele, et peakski nüüd tagasi minema. Ju siis tema oli juba mõttega järgnevates aastates, kus on võimalik aina pikemat distantsi sõita ja siis ei pea ju nii vara tagasi keerama ja on tõenäoliselt sõitnud ka palju pikemaid treeninguid kui tänane 13,6 kilomeetril sõit, et see CFC rattur tegi väikse valearvestuse, aga usume, et teeb kõik tagasi rulles. Ja siin näeme Viljandi rattaklubi sõitjad Stefan Johansoni. Siis Stefan Johansoni ju vanem vend Kristjan Johanson on kindlasti sellele Stefanile väga heaks eeskujuks olnud. Kristjan ju pikalt Eesti siis noortespordi kõige kõrgemas tipus olnud, esindanud koondist erinevatel võistlustel kui ka olnud rattur Prantsusmaa amatööritiimis. Kindlasti Stefan
tahab vanema venna tulemusi üle teha ja starti vaadates ütleme nii, et vend on teda väga hästi õpetanud ja Stefan meeletult entusiastlikult täna rajale läks. Järgmisena siis oma starti ootamas Kalevi jalgatooli rattur Erik Sviridenko. Ja siis Erik kohe peaks enda võimaluse saama. Siin veel kohtunik natukene aitab vist numbrit paigutada. Tundub, et võib-olla paar haaknäena lahti tulnud. Et siis tõesti nendel ratturitel siia selja peale, sinna kombe või siis särgi külge paigutatakse võistlusnumber haaknõeltega. See on omamoodi selline täppistöö, et see võimalikult ilusti sinna panna, aga Erik on nüüd rajale saadetud ja usume, et see number ilusti seal püsib. Ning ära ei lenda, isegi kui Erik endas kõik annab ning suuri kiirusi arendab. Ja järjekordne Otepää jalgrattaklubi rattur Lauri Leis on varsti siis oma võimalust saamas, et see 13,6 kilomeetrit kiiresti läbi sõita. Jah, ja Lauri Leis, Otepää rattaklubi rattur, ootab oma võimalust, et startida Eesti meistrivõistluste eraldi stardis. Ja Lauri rajale on ka saadetud. Ja siin näeme järgnevat Viljandi rattaklubi ratturit tagasipöörde punktis. Huvitav, kas tema tavab ära, kust tagasi tulla. Tundub, et juba võetakse hoog maha ja selle tagasipöörde ilma viperdusteta läbi teeb. Ja tõesti väga ilusat trajektoori näidanud 242 numbriga sõitev Henri Valmsen on nüüd juba siia samasse laagri Škoda poole teel, et kui ta vahepeal läks aina kaugemale siit võistluskeskusest, siis nüüd juba tuleb aina lähemale ja lähemale. Ja järgnevalt oma siis starti ootamas Johan Mattias Puuorg Porter Racing võistlustiimist. Kui neid lippe seal taga vaadates, valgeid Škoda lippe, ei ole need mingi allaandmislipud, aga siis Škoda esinduse ees me oleme. Tundub, et natukene tuul on võib-olla tõusnud, kui esimese siis N16 stardi juures oli tuul ainult 3 meetrit sekundis, siis lippude järgi ütleks, et natukene on seda rohkem. Ja siin näeme, et üks Kalevi jalgrattaklubi rattur on siis Otepää poisi kingi püüdnud. Mis on tähtis, on see, et Otepää rattaklubi rattur ei rikuks nii-öelda head tava, ei rikuks reegleid, ei hakkaks tuules sõitma. Et kui siinust siis kiirem rattur mööda läheb, siis ei ole lubatud temale nii-öelda sappa võtta ja seda tuules sõitu enda jaoks ära kasutada. Aga siin Rivu radapidi Kalevi jalgrattaklubi ratturid on siis tagasipöördepunkti jõudnud ja seda tagasipöördepunkti siis läbimas ja kõik tublid ratturid, kes igapäevaselt koos trenni teevad, saavad nüüd 11 püüda. Ja siin näeme Martin Kruusemanni tulemas väga tugevast spordiperekonnast. Martin Kruusemann ja see aasta juba üks Eesti meistrivõistluste medal temal taskus on. Nimelt siis pronksmedal kriteeriumi sõidust on Kruusemannil olemas. Vaatame, kas täna tuleb sellele pronksile veel lisa. Ja me hakkamegi tegelikult jõudma siin tegelikult M16 ratturitega lõpu poole, et ainult sellised kindlad favoriidid on tulemas ja siin üks Kuusalu rattaklubi rattur ja samamoodi seda natukene vaatan, et mõnele ratturile ikkagi natukene rasket kohta tagasipööret on tegemas, aga Kuusalu rattaklubi rattur sellega väga hästi hakkama sai. Ja starti ootamas siis Vooremaa rattaklubi rattur Janmar Reiljan. Janmar Reiljan siis ka
vaatame, kuidas tal eelmisel aastal läks. Jan Reiljan siis 26. eelmine aastal oli Viljandis, kus toimusid siis Eesti meistrivõistlused eelmisel aastal ja järgmisena üks kindel favoriit täna. Kindel mees, kelle nime võite meelde jätta, Frank Aron Ragila. Üks tulevikustaare, üks selliseid hiilgavamaid tähti Kalevi Jalgrattakooli siis klubist kasvamas on. Frank Aron Ragila siis 2 kulda tal juba sellest aastast taskus on. 2 korda tähistatud on seda, et on Eesti meistriks tulnud Maarjamaa kõige kiirem poiss siis nii kriteeriumisõidus kui ka EMV X-eos. Ja täna vaatame, kas suudab oma paremuse maksma panna ka siis temposõidus sellises mentaalselt võib-olla kõige raskemas alas. Aga Frank Aron Ragila on teeles lastud. Nüüd jääb M16 vanuseklassis ainult 2 ratturit minna. Romet Pajur ja Lauri Tamm, kes tahavad Frangi nii-öelda täiusliku kolmiku siis kuldade mõistes ära rikkuda ja endale selle kulla täna võtta. Aga siin siis Pärnu kasvandik on tagasipöördepunkti jõudmas. Näha on, kus autos Silver Schultz, kunagine väga kõva rattur, ilusti ergutamas noort poissi on. Ütles, et väga hea, väga vinge ja no täitsa võin nõustuda. Tõesti väga vingelt võttis ja väga vingelt hakkas tagasi siis finiši poole liikumas, et head sõitu Pärnu klubi kasvandik tegi ja siin Romet Pajur veel viimaseid lihtsaid hingetõmbeid endale sisse tõmbamas. Teab, et kohe enam see nii-öelda hingamine nii kerge ei ole kui tavaline ja Romet Pajur on kohe rajale saadetud. Ja Rein-Taarme rattaklubi rattur number 197 Karl Kurits tagasipöörde tegi ja tempo uuesti üles võtnud ja liikumas siia tagasi siis laagrisse, kus varsti saame teada, kes M16 vanuseklassis sellel aastal kõige kirkamad medalid endale võtab. Eelmise aasta hõbe Lauri Tamm. Eelmine aasta pidi ainult siis alla vanduma Madis Mihkelsi siis paremusele temposõidus. Madis Mihkels on nüüd aasta vanemaks saanud ja see aasta enam Lauri Tammele konkurentsi siin ei paku. Ütleks nii, et Lauri Tammel on väga hea võimalus tänase kuld endale võtta. Eelmisel aastal edestas ta siis Franki pronksi 5 sekundiga ja Lauri Tamm kindel favoriit täna on. Huvitav, kas Kalevi Jalgrattakool suudab lausa kaksikvõidu täna võtta. Treener Ado Hein sinna Lauri Tammele järgi läks. Kindlasti väga huvitavat heitlust on oodata nende poiste vahel. Ja siin näeme ka esmaseid rattureid siis finišisse jõudmas või vähemalt esimest pilti siin finiši sirges, kus siis CFC jalgrattaklubi rattur kohe on päästva finišijoone ületamas ja 13,6 kilomeetrit enda selja taha jätmas. Ja nüüd on poisid M16 kõik rajale saadetud. Nüüd on järg käes naisjuunioride seas ehk siis 17–18 aastased noored tüdrukud ja esimesena neist on rajale minemas Otepää rattaklubi rattur Greta-Maria Pisarev. Aga siin pildid otse rajalt on siis tagasipöörde kohas CFC jalgrattaklubi rattur number 19 Gabriel Helmut Adusson. Ja praeguse seisuga esialgsete tulemuste järgi kõige kiirem rattur, kes finišis M16 vanuseklassis on jõudnud, on Aaron Aus. 19,52 19 minutit ja 52 sekundit läks siis temal aega, et läbida 13,6 kilomeetrini distants ja on väga kiire ja väga hea aja ette teinud teistele noortele sportlastele ja kindlasti kõik, kes praegu rajal on, proovivad seda aega üle sõita, kuigi jah, ega nad ju ei tea, mis ajaga Aaron Aus finišis on, aga
kõik tahavad endast parima anda ja kõik loodavad, et siis, kui nemad endast parima annavad, siis nad ka finišis kõige kiiremad on, aga Aaron Aus 19,52-ga on hetkeseisus virtuaalne liider. Just Kalevi jalgrattakooli üks rattur üle finišijoone on tulemas, aga kohe peatselt saame ka teada tema siis aja. Ja kui naisjuunioride vanuseklass on rajale saadetud, siis selles stardis me veel ootame natukene vanemaid naisi, naisseenior 1, seenior 2 ja seenior 3 rattureid. Ja hetkeseis siis M16 vanuseklassis 5 ratturit on finišisse jõudnud. Hetkeliider siis Aaron Aus 19.52 edestas Rindarme klubi ratturit peaaegu minutiga. Tim Ingo hetkel õbeda seisus on, aga on veel väga palju rattureid tagant tulemas, kes tõenäoliselt nendele aegadele head konkurentsi pakuvad, aga Elina Tasane kohe Viljandi rattaklubist rajale ka saadeti ning järgnevalt oma aega ootab Aidi Gerde Tuisk. CFC rattaklubi rattur, pikalt juba rattasporti teinud, noorest saati jõudnud nüüd naisjuunioride vanuseklassi ja kindlasti täna naisjuunioride vanuseklassi favoriitiks võib Aidi Gerda Tuisku pidada. Ja kui vaadata korra aega M16 vanuseklassis pöördes, siis kui jääb täpselt pool distantsi lõpuni, on kõige kiiremat aega näidanud pelotoni rattur Oliver Rüster 10.50-ga. Et väga head aega on näidanud hetkel rajal Oliver Rüster, aga vaatame, kas suudab veel juurde anda enne finišit või on liiga kiiresti alustanud. Ja siin Viljandi rattaklubi rattur on finišisirgele jõudmas ja kohe-kohe oma pingutuse siis 13,6 kilometrisel distantsil lõpetamas. No, näha on, et treenerid on väga hästi poisse õpetanud, mitte midagi ei tohi rajale jätta. Seda oli nii näost kui kehakeelest näha, et midagi juhuse oleks ei jäeta, pannakse kõik maksma, aetakse neid väntu ja ratast nii kiiresti edasi, kui üldse saab. Ja siin ilusas Tartu Ülikooli värvides siis Aveli Kaldoja. Siis tema on esimene naisseenior 1 esindaja, kes täna rajale saab. Ja siis tõesti Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi on see aasta natukene oma vormi muutnud, on läinud väga klassikalisele must-valgele siis värvilahendusele ja selline väga huvitav ja kiire disain neil on. Aga siin number 93 Kalevi jalgrattakoolist noor rattur Erik Sviridenko tagasipöörde tegi ja endast kõik andmas, et võimalikult kiiresti finišisse jõuda. Aga endiselt kõige kiiremat aega on näidanud Rein-Taarem rattaklubi rattur Aaron Aus 19.52 keskmiseks kiiruseks 41,05 tänasel distantsil. Vaatame, kes suudab, kas üldse keegi suudab tema aja täna üle sõita. Ja kohe rajale pääseb Kalevi jalgrattakooli värve esindav siis naisseenior 1 vanuseklassis sõitev Iti-Kärt Lehtmets. Ja vaikselt on siin M16 vanuseklassi ratturid finišeerimas äsja kohe ja nüüd on üle finišijoone tulnud Kuusalu rattaklubi esindaja siis Evar Saul. Ja siin Martin Krusemann, üks tublisi Kalevi jalgrattakoori tuumiku rattureid on tagasipöördesse jõudnud ja oi, kui
valusalt tema sealt tagasipöördest välja kiirendas. Ja Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi esindaja Kristi Kuldkepp kohe ka oma võimaluse ennast näidata saab. Ja Martin Krusemann, kes just äsja pildil oli, ka kõige kiirem aja siis vahepunktis ehk siis täpselt poolel distantsil näitas 10.38 ehk siis tõesti Martin Krusemann on hetkel väga head sõitu tegema siin rajal ja vaatame, kas suudab veel juurde anda ning Aaron Ausi aega siis finišis üle sõita. Aga tõesti, Martin Krusemann Kalevi Jalgrattakoolist näitab, et vorm on timmitud täpselt õigele tasemele ning täna kindlasti medalite pärast heitlemas. Ja finišis Oliver Rüster, kes siis sõitmas pelotoni värvides on 2 sekundiga siis sõbra tartlase siis järel teine hetkel, siis 2 sekundit ainult aeglasem kui Aaron Aus. Ja Pärnu Kalevi rattaklubi rattur kohe finišis on. Ja siin näeme hetkeseisu finišis Aaron Aus esimene 2 sekundiga Oliver Rüsteri ees, aga väga palju veel noori ratturid on tulemas. Aga live tulemused siis rajalt Frank Aaron Ragilo, Kalevi Jalgrattakooli rattur, sellel aastal juba 2 kulda võtnud nii kriteeriumisõidus kui ka XEO. Maastikurattasõidus on meeletult kiiret sõitu tegemas. Vaheja punktis edestab Martin Krusemanni siis juba 33 sekundiga ja 10.05 on sealt vahepunktist läbi tulnud, et siis Frank Aaron Ragilo liigub praegu küll kindlalt, aga raskelt, ma arvan, nende medalite poole. Ja Romet Pajur ja Lauri Tamm on siis 2 ratturit, kes veel ei ole sealt vahepunktist läbi jõudnud, aga kohe peaks Romet Pajur sinna jõudma ja siin näemegi samat Romet Pajurit siia vahepunkti tagasipöördesse jõudmas. Vaatame, kas tema suudab Frank Aaron Ragilale täna ikkagi konkurentsi pakkuda või Kalevi Jalgrattakooli rattur täna oma paremuse maksma paneb. Kohe, kui tema nüüd selle tagasipöörde ära teeb, peaks minu ekraanil ilmuma ka vaheaeg, kas ta on liikumas Frangist kiiremini või natukene Frangist aeglasime. Kohe saame teada. Ja siin Helen Kübar lähedalt Rae rattaklubist on kohe rajale pääsemas, aga info rajalt Romet Pajur, kes äsja oli pildis vahepunktis siis 29 sekundit aeglasemini kui Frank Aaron Ragilo. Frank Aaron Ragilo eelmise aasta pronks M16 vanuseklassis on meeletult kiiret sõitu tegemas ja tundub, et tuleb kuld sinna Kalevi Jalgrattakooli õuele. Aga sama õue peal on ju ka Seefse rattaklubi, ehk siis nii-öelda võit jääb ikkagi Tallinnasse, aga vaatame, kuidas nemad veel liiguvad. Loodame, et mingeid mehaanilisi viperdusi ei tule ja siin nüüd viimase M16 ratturina Lauri Tamm on tagasipööret tegemas. Tagasipööre nii-öelda strateegiliselt või rattakurmaanina öeldes ei olnud võib-olla kõige parem, pirurdas natukene liiga palju alla, aga tundub, et poisil jõudu on ja kõva kiirenduse sealt välja tegi ja ajaliselt 20 sekundit siis aeglasemini kui Frank Aaron Ragilo. Tõesti, kui eelmise aastal võttis väga kindla võidu Madis Mihkels, kes edestas siis teist kohta Lauri Tamme, keda asja just pildil nägime, siis üle 30 sekundiga, siis täna tundub, et Frank Aaron Ragilo teeb midagi sellist, mida tegi Madis Mihkels eelmisel aastal. Ja Madis Mihkels ju eelmisel aastal veel võttis 2 kulda Euroopa siis noorte olümpiafestivalilt. No vaatame, kas Frank Aaron Ragilo suudab seda tempot hoida kuni lõpuni või on ta natukene liiga kiirelt alustanud. Ju noortel ju veri vemmeldab, ega ju tahad kohe panna, et sa ei mõtle, et ju 13,6 kilomeetrit on. Sa ju paned nii palju, kui torust tuleb ja vaatame, kas siis Frank Aaron Ragilo ikkagi suudab tagasi tulles seda tempot hoida ja kulla endale täna võtta ja sellega komplekti siis
3 kulda 3 Eesti meistrivõistlustelt, kus tema see aasta on osalenud, endale koju viia. No huvitav finiš tuleb kindlalt, aga siin Aida Kruusalu on kohe rajale saamas. Ja naistes siis 2 veel naisseenior 2 ratturit on rajale saamas ja siis 1 naisseenior 3 rattur Tiia Tulp peaks selle nii-öelda teise grupi sportlasi ära lõpetama. Ehk siis 3 sportlast veel siit grupist on rajale pääsemas. Ja kui vaadata live tulemusi, siis endiselt finišis on Aaron Ausi Rein-Taaramäe rattaklubi ratturi aeg püsinud 19.52 sekundit 13,6 kilomeetri läbimiseks. Endiselt on nii-öelda hot seat'is kuuma tooli peal hetke liider. Vaatame, kas taganttulijad suudavad tema sealt ära tõugata või mitte. Aga Ieva Longa kohe rajale saanud. Ja vahepeal siis pronksile on tulnud Karl Kurits hetkel siis pronksi liikumas, aga tagant on veel palju kiireid noori poisse tulemas. Ja Triismaili rattur Eike Sild-Neeme, nagu Triismail ütleb, siis võib-olla see naisterahvas tegeleb natukene rohkem triatloniga, aga triatlonis on väga tähtis tugev rattasõit, tugev eralistart ja tema kindlasti seda oma tugevust täna siin 13,6 kilomeetrisel rajal näitab. Eike Sild-Neeme 3 sekundi pärast 2, 1 ja nüüd tema saab nautida 13,6 kilomeetrit siin laagri ümbruses. Tagasipöördepunktist on läbi tulnud 2.48, siis teine naisjuunior, kes on rajale pääsenud ja siin Stefan Lootus Viljandi rattaklubist, Stefan Johanson on finiši sirgel ja kohe üle finišijoone tulemas ja on endast kõik andnud ja võimsa lükke veel lõpus teinud, et iga mitte sekund, vaid iga millisekund on ju arvel eralistardis ja seda ta ka näitas. Aga endiselt hetkeseisul siis rajal Aaron Ausi aeg on endiselt kõige kiirem. Ja selle grupi siis lõpetab Tiia Tulp, naisseeniorite ainuesindaja. Ütleme nii, et naisseenior 3 siis ainuesindaja võimas sõitu enda jaoks kindlasti tegemas. Tiia Tulp kahjuks konkurente tema vanuseklassis tal ei ole, aga usun, et pingutus on sellegi poolest väga karm. Ja siin Otepää rattaklubi naisrattur number 168 Greta-Maria Pisarev oma tagasipöörde tegi. Ja finiši sirgel on Martin Krusemann, Kalevi rattakooli rattur Martin Krusemann, kes näitas väga head aega vahepunktis, kindel mees, kelle peale ma arvan paljud täna lootsid, kohe saame teada ja ongi tõesti Martin Krusemann meeletult, kohe peaks ka teie ekraanidele jõudma. Martin Krusemann Aaron Ausi aja üle sõitis, mitte niisama ei sõitnud, nagu te näete, sõitis seda lausa 24 sekundiga üle. Martin Krusemann väga head sõitu täna teinud ja lükkas Aaron Ausi praegu hõbedale. Aaron Aus hõbe, hetkeseisuga Oliver Rüster, aga tagant on veel väga mitu meest tulemas, aga Martin Krusemann Kalevi jalgrattakooli kasvandik, väga head sõitu teinud tänasel rajal, vorm on väga hea ja nüüd jääb temal ainult loota ja oodata nüüd neid teisi poisse, kes sealt temad tagantpoolt startisid. Tema on oma panuse teinud, tema on oma sõidu ära teinud, aga siin finiši sirgel oma panust on tegemas Frank Aron Ragilo, tema isa sealt autost karjumas
selliseid sõnu, et mida kiiremini, seda paremini ja Frank-Aaron Ragino üle finišijoone on tulemas. Kohe peaksime saama teada. Tema ju vahepunktis kõige kiiremat aega näitas ja mitte niisama, vaid samamoodi 70 sekundiga kõige kiirem oli. Vaatame, kas tema nüüd suudab Martin Krusemanni lükata teisele kohale. Kohe peaks tulemus minul tulema ja tõesti nii on ja ei. Mina olen sõnatu, täiesti sõnatu. Frank-Aaron Ragilo 13,6 kilomeetrit läbis 18 minuti ja 39 sekundiga. No see on täiesti, ütleme nii, et täiesti teine masinaklass Frank-Aaron Ragilolt täna. Peaaegu minutiga teisele kohale hetkel Martin Krusemannile tiimikaaslasele. Mehega, kellega, või poisiga, kellega igapäevaselt koos trenni teinud. Peaaegu minutiga 13,6 kilomeetril. No ütleme nii, et Frank on ikka väga hea sõidu täna teinud. Ei usu, et ei Romet Pajur ega Lauri Tamm seda aega täna üle sõidavad. Tõesti, Frankil on väga-väga suur ja lootustandev tulevik ees, aga tõesti 18 minutit 39 sekundit ja 89 sajandikku läks aega Frank-Aaron Ragilol, et see 13,6 kilomeetrit läbida ja lükkas Martin Krusemanni hetkel hõbedale Aaronausi pronksile. Ja siin eelviimane M16 rattul finišisirgel on Romet Pajur, vaatame mis ajaga tema siis üle finišijoone on tulemas, oma viimast pingutust on tänasel päeval tegemas. Frank-Aaron Ragil on ikkagi meeletult hea aja ette pannud. Tundub, et teda ta ei suuda üle sõita, aga vaatame, kas ikkagi Romet Pajuril on võimalus siis medalite peale rääkida. Ja siin ja naiste esindaja siis Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubist 2-3-4 Kristi Kuldkepp oma tagasipöörde tegi ja M16 ratturitest ootama ainult ühte võistlejat veel finišisse ja ei pea enam kaua seda ootama, sest mina teda juba seal näen. Tema on siis Lauri Tamm, eelmise aasta siis hõbe. Vaatame, kas täna tuleb uuesti hõbe. Ei tundu, et Frank-Aaron Ragilo aega ta suudaks üle sõita, aga oma viimast pingutust on tegemas. Ja hetkeseisul siis Romet Pajur, kes äsja üle finišijoone tuli hõbedale 19.27, aga samamoodi väga napilt Martin Krusemanni ette ja kohe peaksime saama teada, mis ajaga tuli Lauri Tamm ja Lauri Tamm siis hõbe 19.16. Ja siin ongi näha siis M16 arvestuse esi10 Frank-Aaron Ragilo. Täiesti teine masinaklass. Peajagu üle teistest 18.39 sekundit. Hõbe Lauri Tamm Kalevi jalgrattakooli ratturil, ehk siis Kalevi jalgrattakoolile kaksik võit ja napilt Kalevi jalgrattakooli täieliku peo rikkus ära või nii-öelda nurjas Romet Pajur Seefse rattaklubist, kes siis täna tuli pronksiga, kes viib siis täna pronksi siit laagri Eesti meistrivõistlustelt koju ja neljandana napilt Martin Krusemann. Ja pikalt kiiremat aega hoidnud Aaron Aus lükati viimaste poiste näol siis viiendaks. Ja siin näeme Kalevi jalgrattakooli esindajat. Siis Iti Kärt Lehtmets on tagasipöördesse jõudmas ja selle tagasipöörde väga ilusti ohutult on teinud ja nüüd on temal ainult täpselt sama palju, kui siia punkti oli veel sõita, et finišisse jõuda. Aga tõesti M16 arvestuses siis nagu teie ekraanilt ka praegu näete, Kalevi jalgrattakoolile kaksik võit, Frank-Aaron Ragilo Eesti meister, Lauri Tamm hõbe, Romet Pajur pronks, Martin Krusemann napilt, aga tõesti neljas Aaron Aus viies, kuues Oliver Rüster, seitsmes Karl Kurits, kaheksas Johan Mattias Puuarg, üheksas Gabriel Helmut Arusson ja kümnendana Martin Lensius. Ütleme, et väga kõvati kiiret sõitu noored poisid on teinud ja midagi tõesti
Frank-Aaron Ragilo juhuse oleks jätnud, andis endast maksimumi ja tema maksimum tähendas seda, et tema edestas oma lähimat konkurenti üle poole minutiga. Ja siin Katrin Rohtmaa oma tagasipööret tegemas naisseenior 1 vanuseklassis liikuv siis Viimsi spordiklubi värve esindamas. Samamoodi temal siin Tallinna külje all Viimsist pidi teisele poole Tallinnat tulema, et saaks mõõtu võtta siis Eesti meistrivõistlustel. Aga siin veel näeme finiši protokolli M16 arvestuses ühtegi veel naisjuuniorit mulle tundub, et ei ole finišisse jõudnud. Kohe peaksid ka nemad finišisse jõudma, aga siin jah, 11-20 kohad siis mees 16, M16 arvestuses. M16 arvestuses oli siis jah 26 startijat täna. Ja nüüd jah, järgmised medalid selgitavad naisjuuniorid, kes kohe peaksid finišisse jõudma. Neid siis saadeti täna rajale ei rohkem ega vähem kui 4 ratturit. Kohe vaatamegi, mis aegadega nemad finišis on. Rajal ikkagi kõige kiiremat sõitu on tegemas Aidi Gerde Tuisk, CFC spordiklubi esindaja, siis vahepunktis edestas ta lähimat juba peaaegu minutiga. Vahepunktis poole distantsi peal juba peaaegu minuti, ehk siis Aidi Gerde Tuisk liigub kindlalt kulla poole täna, Eesti meistritiitli poole. Vaatame, kas loodame, et Aidi Gerdel midagi siin rajal ei juhtu ja endale selle kulla ära ka vormistab. Ja siin finišisirgele on jõudnud Viljandi rattaklubi esindaja. Tundub, et selleks Viljandi rattaklubi esindajaks on Kirke Reier, kui ma ei eksi, ja tema kohe üle finišijoone on. Ja siin näeme juba Aidi Gerde Tuisk juba finiši sirgelt on ja kohe oma sõidu lõpetamas. 13,6 kilomeetrit läks Aidi Gerde Tuisil küll nagu lennates ja tundub, et endale saab täna kulla koju viia Aidi Gerde. Ja Aidi Gerde siis rajal on kätte saanud ja mitte niisama kätte saanud, vaid ka mööda läinud ühest Viljandi rattaklubi ratturist, siis Elina Tasasest, ehk siis Aidi Gerde Tuisk on tõesti meeletult head sõitu täna teinud ja isegi oma eestartinud ratturi kätte saanud, aga Elina Tasane kindlalt finiši poole liikumas ja kohe oma pingutuse saabki ära lõpetada. Ja siis M16 arvestuses täna võidu võtnud Frank-Aaron Ragilo siis keskmiseks kiiruseks 43,72. 44 kilomeetrit tunnis oli siis Franki keskmine kiirus tänasel 13,6 kilomeetrisel rajal. Kui veel sisse võtta see start ja see tagasipööre, siis tõesti Frank on oma vanuse kohta ikkagi väga hea rattasportlane ja meeletult kiiresti tänast distantsi läbinud. Ja tõesti Aidi, siis naisjuunioride vanuseklassis Aidi Gerde Tuisk on esimese ajaga üle finišijoone tulnud ja kindla kulla endale koju viinud. Seisuga esialgsete tulemuste järgi hõbe läheb Kirke Reierile Viljandi rattaklubist ning pronks Elina Tasasele samamoodi, kes esindab Viljandi rattaklubi värve. Ja siin samamoodi üks Triismalli rattur oli nii õnnelik, et jõudis sinna poole maa punkti ja pani sealt täitsa julgelt otsa edasi. Et loodame, et see Triismalli naisrattur ikkagi saab aru, et nii palju ei pea täna sõitma, eks tema triatloni arvestuses on harjunud ka pikemaid distantsi sõitma ju
täispikas triatlonis sõidetakse 180 kilomeetrit korraga, et tema jaoks see 13,6 kilomeetrit tõesti võib-olla on nagu ju nohu, et tahtis rohkem sõita, aga tundus, et sai ikkagi õigele poole nüüd oma ratta paigutatud ja liigub finišisirge poole edasi. Aga siin uuesti siis näha M16 arvestuse esi10 ja mis on väga ja ajaga tõesti Aidi Gerde-Ruisk naisjuunior oleks siis M16 arvestuses olnud täna 10, ehk siis väga mitmele poisist kiirem olnud, kuigi paar aastat vanem on Aidi Gerde-Ruisk, aga samas on tema ju õrnema soo esindaja, ehk siis väga head sõitu teinud. Aidi Gerde-Ruisk pakub ka meestele konkurenti ja siin siis Tiia Tulp, naisseenior 3 vanuseklassi esindaja on siia samasse vahepunkti jõudnud ja selle ilusti läbinud, küll väikse nii-öelda parandusega trajektoori mõistes. Kunagi ei ole hea poole kurvi peal ratturina parandada seda trajektoori. Kõige parem, kui sa niimoodi sujuvalt suudad selle tagasipöörde ära teha, sest selline poole kurvi peal trajektoori parandamine võib väga kergelt siis lõppeda kukkumisega, aga õnneks Tiia Tulp suutis ilusti ratast ja ennast kontrollida ning ilma viperdusteta on siis ootab teda ees distantsi teine pool. Ja siin näeme Tartu Ülikooli siis akadeemilise spordiklubi rattur Kristi Kuldkepp üle finišijoone tulemas. Kristil oli küll väga hea aerodünaamiline asend ratta seljas. See tõesti väga professionaalne nägi välja Kristi Kuldkepp ja ma usun, et ka väga hea sõidu tema täna tegi. Või vabandust, oli ikka jah, Kristi Kuldkepp tuli üle finišijoone siis naisseenior 1 vanuseklassis praegu kõige kiirem ajaga siis 21 minutit ja 26 sekundit edestas siis Avali Kaldojat üle minutiga, ehk siis Kristi Kuldkepp väga head sõitu täna siin Škoda Laagri Eesti meistrivõistlustel maanteesõidus teinud. Aga rajal on veel mitu naisseenior 1, nii naisseenior 2 kui ka üks naisseenior 3 rattur ja siis naisseenior 1 vanuseklassis tõesti Kristi Kuldkepp praegu hetke liider on, siin ka teda 17. kohal näeme, siin on kõikide nüüd tänase ühe siis grupi, kuhu siis kuulusid M16 naisjuunior, naissport, naisseenior 1 kuni 4 vanuseklassi ratturite startijat siis finiši paremus, aga siin numbrid ütlevad selles mõttes et kõik on nii-öelda segamini, aga Eesti meistritiitleid jagatakse ikkagi vanuseklassi järgi ja seal väiksed vahed on. Ja siin finišisse jõudmas näha on, et abistaval personalil on väga lahe ja käsi sealt aknast väljas oli ja näha oli, et väga head sõitu tegi siis naisseenior 1 arvestuse rattur Anette Tõnutare ja tõesti tegi head sõitu, praegu hõbedal ta liikumas on, praegu ainult siis Kristi Kuldkepi paremust pidi tunnistama. Anette Tõnutare siis naisseenior 1 potentsiaalne hõbe tänasel siis Eesti meistrivõistlustel temposõidus. Naisseenior 1 arvestuses peaks ainult 2 ratturit veel rajal olema, nendeks on siis Katrin Rohtma ja Helen Kübar. Neil on siis võimalus veel esikolmikut muuta ühte või teistpidi, aga hetkeseis on selline, et siis vanuseklassid, kellel on juba paremusjärjestus selgitatud, on selline, et M16 arvestuses kuld Frank Aron, Ragilo, hõbe Lauri Tamm, pronks Romet Pajur, naisjuunioride vanuseklassis kuld Aidi Gerde-Ruisk, hõbe Kirke Reier, pronks Elina Tasane ja hetkeseis rajal on selline, et naisseenior 1 vanuseklassis kuld Kristi Kuldkepp, Anette Tõnutare ja pronks Avali Kaldoja
aga naisseenior 1 vanuseklassis on veel 2 ratturit rajale. Tundub, et siin on ka näha, et üks rattur on kohe-kohe finišisirgele jõudmas. Seal taga pilt zoomib kohe sisse, näeme teda paremini, kes see on ja kui kiiresti ta liigub. Veel päris kindel ei ole, kes see on. Tundub, et Viimsi rattaklubi rattur Katrin Rohtma ta on. Ja kiirust arvestades, no kiire on, väga tublisti sõitmas Katrin Rohtma on. Ja vaatame, kas tema suudab siis naisseenior 1 vanuseklassis endale medali vormistada või tuleb Kristi Kuldkepi, Anett Tõnutare ja Aveli Kaldoja paremust tunnistada. No vaatame, Viimsi spordiratturil on viimased meetrid minna ja kohe üle finišijoone on ja nii tõesti, tema pingutus on tänaseks tehtud, saab minna nüüd vaikselt puhkama ja ootama siis oma uut starti. Loodetavalt ta ikkagi ühistardis ka stardijoonel on, mis toimub siis laupäeval siin lähedal Keila linnas. Ja siin siis Kalevi jalgrattakoolirattur Iti Kärte Lehtmets samamoodi on kohe-kohe üle finišijoone tulemas. Ja ka Iti üle finišijoone on 13,6 kilomeetrit selja taha jäetud ja tõesti võib uhke olla, väga hea sõit on tehtud, tundub, et ka ilusti ühtlaselt ning endast kõik antud. Ja vahepeal Viimsi spordirattur Katrin Rohtma, kes üle finišijoone tuli, kahjuks täna siis medalite heitluses ei pürgi. 4. ta naisseenior 1 vanuseklassis üle finišijoone tuli ja napilt, aga kindlalt tõesti esikolmikusse ei suutnud pretendeerida, aga hetkel on näha siis, et tundub, et Maris Jaht ja Helen Kübar-Rae. Ja Maris Jaht just üle finišijoone tulnud ja nüüd on veel Rae rattaklubi esindaja Helen Kübarga kohe üle joone tuleme, siis sellega ongi naisseenior 1 vanuseklassi kõik ratturid üle finišijoone olemas. Kohe mulle peaks ka tulema siis tulemused ja Maris Jaht, kes siis sõitmas eraklubi värvides, ehk siis ei olegi ennast nii-öelda positsioneerinud Eesti rattaklubide maastikul, on teinud võimas sõitu ja viib endale koju, naisseenior 2 praegu kõige kiirem aeg Maris Jahtilt 22 minutit ja 54 sekundit. Aga naisseenior 1 vanuseklassis jäi esikolmik selline, Kristi Kuldkepp kuld. No nagu nimi ütleb ju Kuldkepp, ega tema saagi midagi muud kui kulla täna koju viia. Hõbedale Anett Tõnutare ja pronks Aveli Kaldoja. Nüüd on meil siis naisseenior 2 vanuseklassi 3 ratturit on rajal ja naisseenior 3 vanuseklassi 1 rattur Tiia Tulp on samamoodi veel rajal. Ja peale seda on meil väike paus, kus autasustatakse kahe siis esimese stardi, ehk siis selle stardi, mida te praegu näete, kui ka eelneva, kus siis startisid nii N16 ratturit kui ka meesseenior 6, 7, 8 ratturit. Kõige pidulikum osa tänasest päevast, ehk siis auhinnatseremoonia. Kõige kiiremad saavad endale Eesti meistri tiitlid ning Eesti meistri võistluste medalid kaela. Ja ka vahepeal siin finišisirgele on jõudmas naisseenior 2 esindaja. Tundub, et on siin Naida Kruusalu, kes 13,6 kilomeetrit on selja taha jätnud ja kohe vabastav finišijoon ületatud ja nii tõesti on. Saab minna samamoodi puhkama, head ja paremat sööma, jooma ja söömise all ma mõtlen, et siin Joel Ostrati siis väike kohvik on siin üle kuulsa Eesti koka paremaid tooteid saab siin võtta, enne võistlust ei soovita, peale võistlust kindlalt soovitan
et saad suu magusaks teha ja päris ju nälga ei saa ükski sportlane endale lubada. Aga jah, siin Aida Kruusalu siis, kes siin vahepeal üle finišijoone tuli siis naisseenior 2 harrastuse 3. ajaga ja just üle finišijoone tulnud Eike Sild Neeme, kes siis sõitmas Triismaili klubi värvides. Tema oli siis see, kui ta eelnevalt mäletate selles tagasipöördepunktis oli selline hoog sees, et oleks sealt mööda pannud ja natukene ka pani sealt tagasipöördepunktist mööda, siis tema, näha oli seal punktis, et võimsalt ta liikus. Kõige kiirem ajaga ta naisseenior 2 arvestuses ka finišisse jõudis, see väike viperdus seal tagasipöördepunktis teda ei morjendanud ja siis hetkel liikumas naisseenior 2 kulla suunas, kuigi siis üks rattur on veel rajal, naisseenior 2 arvestuses Jeva Longa on ka ju finišis, ongi, mis ma siin ajan udujuttu. Eike Sild Neeme võttiski endale naisseenior 2 arvestuses kulla ära Maris Jahti ja Jeva Longa ees. Võimsat sõitu on Eike Sild Neeme teinud ja nüüd näeme Tiia Tulp, naisseenior 3 ainuvõistleja, on ka finišis ja sellega meil teine siis nii-öelda grupp tänasest võistlusest on lõpetanud. Tiia Tulp tuli naisseenior arvestuse kindlaks võitjaks, temal ei olnud kellegi konkurentsi pakkuda, väga kahju. Loodame, et järgnevatel aastatel on selles vanuseklassis rohkem konkurentsi, aga Tiia Tulp sellegi poolest väga hea sõidu teinud, 23 minuti ja 6 sekundiga finišis oli, keskmiseks kiiruseks 35,3 kilomeetrit tunnis. Ehk siis ikkagi Tiia tegi väga hea sõidu ära. Siin näeme siis veel selle teise grupi paremusjärjestust. Frank Aaron Ragila kõige kiiremini 13,6 kilomeetrit läbis. Aga nüüd, nagu ma rääkisin, on meie siis otseülekandes väike paus. On pidulik auhinnatseremoonia siis eelnevatele startijatele, eelnevatele finišeerijatele. Parimad saavad endale pärjad ja medalid kaela ja oleme tagasi natukene enne kella 2, kui oma stardijärge ootavad mees seenior 1, seenior 2, seenior 3, seenior 4, seenior 5 ratturid kui ka mees sportratturid. Ehk siis natukene kella 2 tulge tagasi siia teleka, arvuti või nutitelefoni ette, kus te seda jälgite, siis on juba kord mees seenior vanuseklasside juures ja mida päev rohkem õhtupoole läheb, seda lähemale me jõuame siis meeseliidi ja naiseliidi startijateni. Aga hetkel väiksele pausile.